Olen 3 lapse ema. Olen sündinud Pärnus ja minu sellised lemmikud hobid on aiandus. No mis ma vabal ajal teen, et on aiandus, mul on lemmikloomaks sulelised. Ja nüüdseks olen avastanud endale ka väga suure, ma nimetaks ka seda hobiks, osteopaatia õpingud. No osteopaatiat ma tegelikult, ma märkasin juba varasemas elus, et on olemas sellised tegelased nagu osteopaadid ja ma vaatasin alati neid natukene siukse teise pilguga, et ja minust tekkis selline huvi, et kes nad on, mis teadmised neil on inimkehast ja kuidas nad saavad inimesi aidata ka sellistes keerulisemates tervisesituatsioonides. Osteopaatias vaatleme me inimesi tervikuna, kus siis, kui ma räägin iseendast, kui inimene mul kabinetis sisse tuleb, siis ma alati vaatan, et mis meeleseisundis ta on, kui suur on tema stress ja kui palju see stress liitub tema terviseteemadega. Ehk kui inimesel on näiteks kõhuvalud, eriti laste puhul, siis need on väga palju seotud psühhosomaatiliselt, et need pinged somatiseeruvad lapse kehas, kõhus. Ja kui ma lähen nende pingetega manuaalselt tööle, siis ma alati suhtlen lapsega ka verbaalselt, et aru saada, kust see tegelik, see juurpõhjus on alguse saanud. Ehk siis lahendada erinevaid terviseteemasid süsteemselt. Osteopaatia erineb teistest teraapialiikidest selle poolest, et see on ka põhjus, miks ma osteopaatia õpingud valisin, et ta vaatleb inimest tervikuna. Et kõik see, mis meeleseisundis inimene on, mis temaga ennem on juhtunud, millised kehalisi traumasid ta on läbi kogenud, sest ka varasemad traumad elus, eriti veel kui laps sünnib, siis tihtipeale just sünnitusprotsessis saavad alguse meie kehas teatud mustrid. Ja kui me vaatleme inimest sellises teistmoodi vaatevinklist, kus siis inimene on ühtne kõige sellega, mis tema sees toimub, mis on tema varasemad traumad, siis minule see teraapiavorm sobib kõige paremini, sest just seal ongi need juurpõhjused, eriti psühholoogilised põhjused, miks mingisugused terviseteemad meil siis avalduvad. Just need õpingud on hetkel väga huvitavad mulle, sest et me õpime väga spetsiifilisi erinevatest vaatevinklitest, kui suur roll on näiteks kiilluul või koljupõhimikul ja millised mõjusid need näiteks dysfunktsioonid kehale avalduvad ja kuidas me saame neid dysfunktsioone leevendada või siis üldse ära kaotada. Et ma näen, et osteopaatias on väga suur võimalus inimese tervist parandada ja just läbi nende teadmiste, mis me siin koolis saame. Näiteks vanemaealised inimesed, et neil on raskusi liikumisega, neil on elust tingitud aja jooksul tekkinud traumasid, mis on siis tekitanud kehas pingeid, adhesioone, lesioone ja kui need on kuhjunud, siis pitsuvad närvid, kus siis inimene tunnebki jalgades närvivalusid, et näiteks mul on olnud vastuvõtul inimesi, kellel ongi igapäevane elu raskendatud just nende valude tõttu.
ja kui läheneda siis närvide vabastamisega, lihaste vabastamisega, siis ma näen väga palju häid tulemusi, kus inimene tuleb järgmisel korral rõõmsamalt vastuvõtule ja ta on ära unustanud, millega ta üldse pöördus, sest et algne versioon temast, kui ta mul uksest sisse tuli, on hoopis teine siis, kui ta on juba vastuvõttudel käinud, et ma näen väga palju häid tulemusi osteopaatia teraapia puhul. Ma arvan, et see on pigem töö läbi iseenda terapeudina, ehk kui inimesed tulevad vastuvõtule, nad kogevad reaalselt neid mõjusid oma kehade peal ja kõige parem reklaam on ikkagi suusõnaline reklaam, kus kui klient läheb rahulolevana kabinetist välja, ta räägib sellest teisele ja läbi selle selline vaikne teadlikkuse kasv on minu meelest üks viisidest. Muidugi on ka hea, kui teha vastavaid podcaste, kus inimesed oskavad pöörduda oma tervisemuredega siis osteopaatide poole. Ma tahan jõuda iseendas selle kohani, kus osata ehk tuua sellises rasketes kohtades inimesed, kus neil ei ole nagu enam kuhugile pöörduda, sest nende terviseprobleem on niivõrd suur, et osata aidata ka sellistes väga rasketes olukordades inimesi, et tuua nende ellu kergust. Ja see tee on ilmselt väga pikk, see eeldab, ma usun, et siin on õppimist kuni elu lõpuni, sest et neid teadmisi, mida me veel ei tea inimkehast, neid on väga palju. Aitäh, et meid kuulasid, et kui sul on tekkinud huvi, et mis see osteopaatia siis on ja siis ma alati julgustan tulla kogema päriselt enda keha peal osteopaatialist vastuvõttu, et võid pöörduda akadeemia poole või siis isiklikult võtta kontakti minuga, et mul on Facebook-konto, osteopaat Jaana Mark, et igaüks siis, kellel on Facebook, saab mind sealt leida. Lisaks saab leida ka kodulehelt osteopatiana.ee.